Nii, tere, mina olen Heidi Blumberg taas siin Lions Tartu klubi president sel aastal ja sinu podcasti host. Ja tere tulemast kuulama siis Eesti Lionside podcasti. Ja mul on täna väga hea meel tervitada meie külalist, meie selle aasta kuberneri. Nii et tere tulemast, Ülle Juht, tere tulemast podcasti. Et äkki ütleb paari lausega natuke räägida, kes sa oled ja mis sa teed ja mida see siis tähendab, et me täna seda podcasti siin teeme. Tere hommikust, Heidi! Tänan selle suurepärase kutse eest ja võimaluse eest. Et jah, kuberneri aasta on saanud hoo sisse 1. juulist ja sellel perioodil on siis minul suur au ja ka suur vastutus vedada siis Eesti piirkonna Lionite tegemisi ja toimetamisi. Et aga ise ma olen üks selline suhteliselt tavaline Eesti naine, Võrumaa juurtega, Tõrvas sündinud, Tõrvas täna ka elamas ja hetkel töötamas Vormsi saarel hoopis, nii et Eestimaa on väike ja neid selliseid ootamatuid ja huvitavaid väljakutseid, mis elu pakub, olen viimaste aastatega võtnud päris palju neid vastu ja pole kahetsenud. Et mina ise olen siis Tõrva Mariklubist, olen selle klubi asutajaliige ja charterpresident ja ühesõnaga Lõuna-Eesti selline, ma ütleks, et Lõuna-Eesti positiivsus ja selline energia küllasus on see, mis Lõuna-Eesti klubidele ka sellise väga hea hoo alati sisse annavad. Et see tahe teha ja tahe toimetada, see on minu meelest on see tunnetatav, et see on kuidagi nagu selline eriline. Nii et kui me räägime Otepääst kui Mägedemaast, siis mina ütleks, et Lõuna-Eesti ise on, et me ei räägi depressiivsed Eesti väikelinnad, vaid me räägime väga positiivsetest kohtadest Eestimaal. Aga ma ise olen 6-kordne vanaema, olen abielus olnud oma abikaasaga 40 aastat ja meie peres on kolm last, 2 tütart, poeg ja nagu ütlesin, siis 6 lapselast ja paari nädala pärast ootab tulla ka juba 7. Vau, see on tõesti väga uhke, mis sa siin võib-olla ikkagi ei teagi neid asju, mis sa veel oled. Aga räägi mulle kõige selle kiire elutempo juures, sul on kindlasti väga palju asju teha, aga sa oled valinud siis, et teha seda heategevust, et miks sa oled Lion ja miks sa tegeled vabatahtliku tööga? Ütleme niimoodi, et täna saame rääkida lionismist, aga ma ütleks, et minu selline heategevuslik tahe teha head ja aidata, et see tegelikult tuleb juba aastast 2000 umbes. Et eks ta on inimesega nii-öelda mingil määral võib-olla ka, mina ütleks, et võib-olla see on ka natuke geenidega seotud, aga see on see sisetunne ja loomus ja sellest omakorda kasvab välja selline tahe ja loomupäraselt ka see, et sa nagu pead seda tegema, sest seda on vaja. Aga mis on see sinu sisemine miks, et miks sa sellega siis igapäevaselt töötad ja leiad aega siis kõiki siin, ka nüüd Eesti Lioneid kõiki juhatada, et mis see miks on, mis sind iga päev nagu seda tegema nagu juhatab? Ma võiks sulle väga lühidalt vastata, aga miks mitte? Aga see on see sünergia, et see, mille sa välja annad, see tegelikult tuleb sulle tagasi. Nii et see võib-olla natukene taustast, jah, et 2000 aasta oli see, kui erinevate selliste seltsingute ja MTÜ-de baasil siis alustasime tegemist algul väiksemas mastaabis sündmusi, järjest nad kasvasid ja kuna minu selline armastatud valdkond on kultuur ja muusika, siis enamus nendest heategevuslikest kontserditest ja ettevõtmistest on seotud muusikaga. Et alustasin oma
oma sellist hea tegemist lauljatari Hannachiga ja siia vahele on nüüd jäänud küll Taagepera kirik, küll Vähiravifond ja PPV Estonia ja Taukar ja kahjuks meie hulgast läinud Leadali, Leon Janek või Marek Sadam, Jaan Sööt. Nii et neid on palju, kellega koostööd on tehtud, aga nagu sa ühise nimetajana ka mõistad, et see on ikkagi suures osas seotud muusikaga ja eks kui sa soovid seda endast midagi anda ja soovid head teha, siis et seda lõppeesmärki saavutada, siis sa validki sellised tegevused või sellised suunad, mis sind ennast köidavad ja läbi mille sul on seda nii-öelda, sa tahad seda teha, ja kui see, mida sa teed, see sulle meeldib, siis see ka õnnestub. Ja, aga milline oli sinu teekond siia Lions-liikumisse, et teil oli tegelikult väga põnev, sa oled ju asutajaliige Tõrva-Maril, on ju, et tegelikult saab neid klubisid kasutada, kui keegi meid kuulab, vaatab, mõtleb, minu kogukonnas siin ei ole klubi, aga ma tahaks asutada ise klubi või tulla nagu, kuidas sina üldse siia sattusid? Ma siis läheks sammu tagasi, selleks, et edasi minna, tuleb korraks minna tagasi. Et oli ja on ka täna Eestis selline heategevuslik organisatsioon nagu PPV Estonia ja mul on meeles see, et see tahe teha oli väga tugev, korraldada, teha head, suunata see kellelegi, neid, kes abi vajasid, neid on ju tegelikult igal eluperioodil ja igas kohas meie ühiskonnas ikkagi väga palju. Ja toona oli siis, ma lihtsalt pöördusin ühe sellise aktiivse inimese poole ja küsisin, et kellega võiks liituda või et asjal oleks nagu selline, kuidas öelda, et see kuuluvus kuhugi on väga oluline, sellepärast, et see peab olema selline väike ka distsipliinimoment, ka see, et mingisugune reglement ja nii edasi. Et päevast päeva midagi nagu ise teha on teine asi, aga kui sa teed ikkagi oma seltskonnaga või kogukonnaga, et siis tal peab olema selline ka usaldusväärne nagu taust. Ja toona siis jah, see oligi seal nendel aastatel, mida ma nimetasin, et siis tõesti nimetati PPV Estoniat ja sinna me ka läksime ja sellega ühinesime, et meil oli varem Tõrvas selline MTÜ nagu ELK ehk siis ettevõtlikkus loob kindluse, et selle tegevusega alustas üks meie tänane kõige auväärsem klubiliige Kersti, kes siis kutsus kokku kõik naisettevõtjad, et kui kõrvutada, siis mehed käisid koos, aga naised mitte, et miks siis mitte, ja sealt siis algas see asi. Ja kui nüüd ühel hetkel me tunnetasime, et see kuuluvus PPV-sse on natukene mitte sisu poolest, vaid vormi poolest, ehk siis see, et ta oli väga Tallinna keskne ja meie selline otsus oli, et me ei taha nii, me tahaks, et see oleks võimalikult haaratud, et ta oleks regionaalne, et naised Lõuna-Eestist või saartelt või Võrumaalt tunnetaksid ka seda, et see organisatsioon on nagu on meie endi jaoks, et ei toimu kõik pealinnas, vaid võib tulla ka üle Eesti, mis on meil tegelikult nii pisike, et 4,5 tundi sõitu jõuad sa tegelikult Narvast kuni sinna Sõrvesääre tippu välja. Ehk siis polegi nagu pikkust olla. Ja ei läinud palju aega mööda, kui austatud Heino Anderson Tartust oli see mees, kes siis helistas ja ütles, et kuule, nüüd on niimoodi, et seesama organisatsioon, kus te tulite, on samadel eesmärkidel tegutsenud ja tegutsevad ka praegu, mis siis Lionid. Et mina kutsun teid ühinema Lionitega. No ja Heino, tähendab, me olime selleks valmis, sest me tahtsime seda teha ja vahepeal oli küll klubis selline väike arutelu ka, et kas me peame siis kuhugi kuuluma, et võime ju ise teha, aga sa võid seda teha mingil ajal, aga see pole ikkagi see, sest see peab olema selline organiseeritud, see peab olema kindlatel põhimõtetel tegutsev ja kõigil peavad olema ka reeglid teada, kuidas ja mida ja milleks tehakse.
ja nii me siis liitusimegi Lionitega ja meie esimene siis nii-öelda kuberner tollel ajal oli siis Vello Tamm ja meie charter toimus 1. oktoobril 2011 ja ka ma võib-olla siinkohal räägin natuke ära ka, miks meie nimi on Mari, et kuna Tõrvas oli siis juba üks Lions-klubi olemas, see oli meesteklubi, on ka täna LC Tõrva, siis me ei saanud jätta lihtsalt LC Tõrvad, me pidime sinna midagi juurde lisama. Kuna tegemist naisteklubiga ja Tõrvast pärit ja Tõrvas tegutses selline proua nimega Mari Kull, kes oli väga suur muusikaarmastaja, ta oli koorijuht, ta oli naiskodukaitsja, ta oli igatpidi aktiivne ja äge naine ja nii nagu tuligi see, et aga me võtamegi selle Mari nime, ja nii ta jäi. Nii et selles mõttes ja muide see charter toimus meil Koorküla rahvamajas, kus see sama Mari Kull tegelikult oma siis selliseid muusikalisi etteasteid tegi ja ütleks juurde võib-olla, et kuulajal on huvitav, et tema üks õpilasi, kes täna veel laulab ja on väga vitaalne ja äge inimene, on siis Voldemar Kuslap. Kas mul on nagu õigesti meelde jäänud, et sinu tütar on ka Mari klubis? Ei ole, tema ei ole Mari klubis, aga ta on toetaja. Jaa, ma ütlesin, et ta oli ka Mari nimega, ma mõtlesin, mäletan. Tema elab praegu Soomes Helsingis ja kusjuures on tehtud sealtpoolt ka ettepanek liituda, et ta on tõesti ta on olnud väga seotud minu tegemistega, aga eks ta ise otsustab, millal see õige moment on. Ja ma lihtsalt tutvusin taga ja ma ka mõtlesin, et ka äge, et ta on ka Mari ja Tõrva Mariga seotud. Räägi mulle natuke sellist asja nüüd ka, et milliseid algatusi korraldab sinu klubi, see Tõrva Mari siis kogukonna heaks, et mis on nagu eredalt, me ei jõua ilmselt kõigest rääkida siin, sest aeg jookseb, aga ütle mulle mõni asi, mis te näiteks sellel aastal olete tegemas või plaanimas või kuhu kuulaja vaate võib-olla tunneb, et tahaks tulla panna õla alla mingile tegevusele. Et no meil on nii nagu väga paljudel klubidel ilmselt on omad sellised traditsioonilised sündmused, mis siis aasta jooksul läbi viiakse ja neid ei saa mitte jätta, sest nende järgi meid ka paljuski tuntakse. Et paar suuremat ja ütleme lausa piirkonna ülest on, et me alustasime lastekaitsepäeva tähistamisega siis üle 20 aasta tagasi. Ja ta on jäänud alati see üritus sinna lastekaitsepäeva lähedusse, olenevalt siis kuupäevaliselt, kuidas sobib, et ei kattuks millegiga. Aga sellest on kujunenud suur perepäev ja slogan on head pole kunagi liiga palju. Et see on üks meie selline sündmus, kus tõesti me teame, oleme kursis, et pered tulevad meile Pärnust, Tartust, Võrust, ka Tallinnast. Et see on päev täis ägedaid tegevusi lastele ja muidugi sellel on alati foon ka heategevus, et loterii iga-aastane siis õnneloos nii-öelda me oleme kogunud siis nii klubi liikmed ise kui ka meie partnerid on annetanud tooteid, esemeid, mida me siis läbi selle õnneloosi müüme ja see kogutud raha on siis läheb uuesti nii-öelda heategevusse, et läbi heategevuse on ta tulnud ja läheb sinna tagasi. Ja mis ma nagu kindlasti lisan on see, et esimene 10 aastat oli aktiivselt see eesmärk, et me rajasime Tõrva linna mänguväljakud ja kui mu mälu mind ei peta, siis nüüd on sinna neid ka natukene neid juurde rajatud, aga põhilised mänguväljakud Tõrva linnas, mis asuvad, on Maride poolt siis nii-öelda, võib öelda, siis Maride poolt seal on. Ja teine selline suurem sündmus on meil esimene või kooli algust siis tähistav, et kus me siis küpsetame pannkooke. Alustasime kunagi nii, et iga liige küpsetas õhtul köögis valmis 50 suurt üle panni kooki ja
ja viisime Gaasipliidi parki ja tegime seal edasi aga täna on ütleme ka meie ju oma tegevusega järjest areneme edasi projektide tulemusena. Meil on siis täna juba 2-3 suurt panni, et meil on koostööpartnerid, kus me saame ka, kus meid toetatakse ka õliga ja jahuga ja vajadusel muidugi ostame seda ka ise. Nii et pannkookide küpsetamine ja see lihtsalt tasuta jagamine muidugi koos moosiga, et see on nagu, ilma selleta ei saa olla seal piirkonnas 1. septembrit või 2. septembrit, kuidas see kool algab, et nad on kõik sellega nii harjunud, et kui kunagi need, kes kunagi olid lapsed koolis, käisid nii-öelda kooliutsidena kooki võtmas, täna on juba ise nii-öelda lapsevanemad, et seda on väga vahva nagu jälgida, nii et need 2 on sellist need kõige nagu kaugema taustaga, mis on traditsioonilised, aga igal aastal me vaatame üle oma tegevuskava kahtlemata ja mõtlemegi, alati on vaja natukene ka värskendust tuua, et muidugi üks asi, mida ma kõikidele panen hingele, on ja kutsun üles, on muretsemast meie nii-öelda looduse pärast, et me istutame metsa, juba vist oleme istutanud 8 aastat ja see puude istikute arv on, selle põhjal võiksime me olla päris korraliku metsaomanikud juba. Nii et ma kutsun üles kõiki kevadel, aprillis, mais, kuidas see vastavalt see hooaeg parasjagu on, et panema käed külge ja leidma see koha, kus on vaja seda teha. On see keegi talunik või on see RMK, aga nad on väga rõõmsad, kui te pakute välja ja lähete appi. Nii inspireerivad ja head ideed siin ka teised laienid kindlasti kuulavad ja võib-olla need ühised ideed aitavad kedagi jälle edasi, või keegi leiab, et tahaks koostööd teha laienitega, aitan ka moosi anda või pannkooke. Aga räägi, kus kohas teid nagu leida saab, et kui keegi nüüd, me praegu salvestame augusti lõpus siin seda podcasti, kui keegi ütleb, ma tahaks Tõrvasse tulla pannkooke sööma septembris, mis on need kontaktid, kus neid teid leiab või äkki sa natukene siis reklaamid ka, et natuke oma klubi ja tegemisi? No kes on Facebooki kasutajad, siis ei ole üldse keeruline, panete sisse LC Tõrva Mari ja sealt tuleb kogu info teile vastu ja kahtlemata samas üleskutse, et meie Lions Eesti piirkonna kodulehel on ju aastaraamat, kus on sees kõik klubide kontaktid ja kindlasti ka sealt leiate ja tähendab, ütleme niimoodi, et kui ka siis ei leia või jääb miskit vajaka, siis täna võite siis kirjutada mulle või annan selle info edasi või ma arvan, ma arvan, Heidi, et sellist olukorda ei tule, et kus ei leita üles nagu klubi kontakte, nii et igal juhul võtke julgelt ühendust ja seda on ka varem tehtud ja ka meie oleme teinud, et kui me oleme tabanud kellegi klubi midagi sellist tegema, mis võiks ka meie piirkonda kõnetada, meie nii-öelda maakonda, siis tulebki võtta ühendust ja teinekord ei olegi vaja jalgratast leiutada, vaid võtta asjal nii-öelda sabast kinni ja tuua see oma kodukanti, et suur eeskuju praegu kindlasti nimetan ära, on Valga LC Valga Säde, kes on võtnud oma selliseks südameasjaks ja teemaks just vaimne tervis ja 2 aastat on neil toimunud juba vastavasisuline konverents, mis on saanud nagu väga sellist toetavat tunnustust ja sinna tõesti seal osalejate, lektorite ja rääkijate nimed tegemist on oma ala professionaalidega. Nii et jälle üks teema, millega edasi minna, aga mina kutsun üles nii nagu, ei saa öelda, et nii nagu igal kuberneril pole oma sellist aastast sloganit, aga mina jälle selline natukene kultuuriinimene siis leian, et võiks olla ja see on ja sellel aastal on muusika meid seob, et kui me räägime sellest, need motod, need sloganid, mis ütleme Lions aastat iseloomustavad, siis meil kahtlemata piirkonnas on lahkus loeb
ja nüüd on ka maailma presidendilt siis nii-öelda jätame jäljed, aga kubernerina siis Eestis, et oleks tore, kui klubid natukene suunavad oma tegevust ka muusikavaldkonda, et muusika meid seob. Toon esimese näite, mis võimalik, et neid on olnud veel, aga see, mis läbi Facebooki on jõudnud meieni, on siis Põlva Gloria naised, kus kogusid raha läbi ühe sündmuse siis ühe väikese muusiku jaoks, kellel oli tarvis pilli osta ja ka see on see on ka hea tegemine, aga omakorda veel see, et sa arendad seda nii-öelda lapsel nagu või noorel seda muusika tegemise rõõmu ja seda oskusi. Et siinkohal lisan ka selle, et Euroopa foorumid, mis igal aastal toimuvad, on siis meie piirkonna selliseks tähendab, selle raames toimub ka noortemuusikute konkurss ja Eestis on seda liini ajanud väga suurepäraselt Ragnar Lõivukene, kes on võtnud oma südameasjaks siis igal aastal on mingi erinev pill, oli ka laul, et on võtnud selle oma südameasjaks, et tõesti viia Eestist anda võimalus ühel siis noorel seal üles astuda ja olenemata, milline on see tulemus, aga see sisu on oluline, et saada siis ka rahvusvahelisel foonil sellist esinemise kogemust ja julgust ja muidugi Eesti on kaardil, mis on nagu meie jaoks väga oluline. Ja, kui me täna siin hommikul sinuga vestlesime enne podcasti salvestust, siis sa ütlesid, et sa tahaksid panna podcasti nimeks suhted, suhtlus ja suhtumine. Meil on natuke veel aega, et võib-olla räägi natuke sellest teemal ka. Ja see on, kuidas öelda, paneb lausa natuke kokutama, et kust ta nüüd siis tuli, aga ta kusagilt tuli, et ühel hetkel ma hakkasin järjest enam tunnetama seda, et kõik need, mida sa nimetasid, suhted, suhtlus, suhtumine, need on äärmiselt olulised sõnad, sisuga sõnad ja mul on nii meeles, kui ma teiseks asekuberneriks kandideerisin ja enda tutvustust tegin, siis ma tutvustasin seda valemit S-kuubis, et see ei ole nii-öelda Mendelejevi tabelist pärit, vaid see on elu jooksul kujunenud ja mina ütlen seda, et oma kogemuste põhjal, et kui need 3 asja on paigas, siis on kõik olemas. Et me peame oskama suhelda, me peame ka suhtlema, sest kõik inimesed rääkimine on selleks, et suhelda ja anda edasi oma emotsioone, oma teavet, oma soove, oma sellist, kuidas öelda, tõekspidamisi. Samamoodi on suhtumine, et kuidas me näitame üles oma suhtumist, et kõik see, kuidas me suhtleme, kuidas me räägime, kuidas me käitume, see tegelikult näitab meie suhtumist. Ja suhted on äärmiselt olulised, et läbi suhete tekib ka usaldus ja läbi usalduse tekivad õnnestumised ja aktsepteerimised ja selline, ühesõnaga läbi nende 3 on võimalik saavutada eesmärke, on võimalik saavutada, kui mitte alati ka võib-olla täielikult eesmärk, aga selline rahulolu ja teadmine, et sa oled andnud endast kõik maksimumi, selle küll. Aitäh, Ülle, ma arvan, et see on nagu väga-väga hea kuulamine siin olnud teistele, ka nii Lioni enda liikmetele, Lionismi enda fännidele, liikmetele või nendele inimestele, kes mõtlevad, et võib-olla mul praegu tahaks nagu liituda Lions klubiga, et tegelikult on ju see täiesti võimalik. Ja see on võimalik ja tead, ühesõnaga tegelikult on ka niimoodi, et mida rohkem me endi tegevustest ka räägime ja seda sõnumit levitame, seda enam pööratakse pead meie liikumise poole ja viimase 2 aasta jooksul võin öelda, et neid kordi on olnud päris palju,
võin öelda täitsa palju, et kui meil on lõppemas mingi sündmus, tullakse meie juurde ja küsitakse, et mismoodi saab, mismoodi, et kas mina ka saaksin, et kui siin teiega liituda, et kui siin võib-olla 5-6 aastat tagasi oli kuidagi väga nagu, ma isegi ei tea, kust, no ilmselt ajaloost ikkagi, et ta oli loodud ju ikkagi eelkõige sellise meeste liikumisena ja klubiline tegevus oli rohkem meeste pärusmaa, mitte rohkem, vaid algselt oligi. Siis täna on ju olukord teine, et naised on samamoodi aktiivsed elus ja see empaatiavõime ja see oskus teha ühel hetkel nagu mitut erinevat tegevust, sealjuures ka mõelda, et see on nagu äärmiselt nagu üli, et ja olemegi ja muidugi ma ütlen, et mingil hetkel oli nagu selline olukord, kus öeldi meile, et see tundub, et see on selline kinnine seltsing või et sinna ei saa kõik, et seal on nagu mingid välja valitud ja muidugi jah, nagu on öeldud ka, et seal on need rikkad. Siis eks neid heategevusorganisatsioone on ju maailmas palju ja ka meil Eestis on neid ikka päris mitmeid ja ongi jõukamaid organisatsioone ja on natuke sellise madalama finantsilise seisundiga, siis ma mõtlen just osaluse poolest, nii et aga me oleme seda päris nii-öelda avatud suuga rääkinud ja teinud ka selles mõttes reklaami, et kõik, kellel on huvi ja kes soovivad ja loomulikult me ise ka hoiame silmad lahti, sest kogukonnas jäävad ikka silma inimesed, kes sinu tegemistele ja klubi tegemistele kaasa elavad ja sa näed, et tal on tegelikult huvi ja kui sa annad selle tõuke, siis neid liikmeid on meil täna väga-väga mitmeid juba ja mul on väga hea meel, et meil on läbi sellise mõtlemise on meiega ühinenud, meie keskmine vanus klubis on selles mõttes tõusnud ehk siis nooremaks läinud ja see on ainult teretulnud ja kõik need uued mõtted ja natuke teistmoodi maailm, selle nägemine nendel, kes on seda juba ütleme kümneid aastaid vedanud, et see on väga teretulnud, nii et jah, mina olen küll öelnud, et kes aga soovib, et tulge, et mida te saate osaleda klubilises tegevuses, aga läbi selle tegevuse saad sa jätta jälje oma kogukonda, sa saad midagi teha teoks, sul on kindlasti omad ideed, mille me saame klubiga ellu viia, et 1 on 1, aga 10 on 10 ja 20 on 20 ja 1100, nagu meid on peaaegu, on 1100, nii et Eesti on küll väike, aga piisavalt suur selleks, et teha head ja midagi väga suurt ka ära teha. Et kõik suur algab väikestest ja üks väike mõte võib tekitada tulevikus väga suurt head. Just täpselt ja tõesti iga liige võib välja käia oma mõtteid, mida teha ja loomulikult kui oma presidendi aasta on, siis on isegi volitusi rohkem natuke, et kaasata kõiki klubi liikmeid sellesse ja tegelikult on see päris selline huvitav enesearengu keskkond. Mul on üks küsimus, mida ma täna ei ole küsinud siit nimekirjast, on siis, kuidas on klubiga liitumine sind isiklikult arendanud või milliseid kogemusi oled saanud klubis olles? Äkki mingi selline lugu või mingi asi, mis nagu sind nagu eriti on aidanud? Jaa, mul on üks hea lugu küll, see on seotud mu perekonnanimega. Et mul on öeldud palju, et sul kuidagi see nimi on nagu tellimise peale. Ma ütlesin, jah, kui ma praegu mõtlen, siis tõesti, et tänu oma abikaasale, kes 41 aastat tagasi selle otsuse koos tegime, et tänu sellele on see nimi täna selline, nagu ta on. Aga sellega on saanud ka palju nalja, et kui küsitakse, mul on nii meeles, et me olime klubiga kusagil Tõrvast eemal ja ilmselt oli see Tallinn, et me olime siis mingilt koosolekult tulnud ja me tavaliselt me ei läinud ainult ühe koosoleku
jaoks, me läksime küll selle koosoleku jaoks, aga me sisustasime oma päeva niimoodi ära, et meil oli kas mõni huvitav kohtumine lisaks, käisime kusagil veel, tutvusime kellegiga, nii et see päev oli ikkagi korralikult sisustatud. Ja kui läksime koosolekule, siis ma jäin kuhugi kohmitsema, igatahes naised läksid juba registreerima ja küsiti, et mis on teie klubi nagu juhi nimi, et mis juhi nimi on? Juht. Jah, et no ükskõik, kuidas te teda nimetate, aga mis ta nimi on? No nimi ongi Juht. No selline nimi. ja tead, tegelikult see, noh, ma nagu tagantjärgi mõtlen, et 40 aastat, ma arvan, et sellest umbes täpselt, noh, mitte täpselt, vaid umbes pool, ehk siis 20 aastat tagasi oli ehk see periood, kus ma tundsin, et see nimi hakkab mul elus natukene nagu minu teed suunama. ja täna, noh, täna ollaksegi sellega nagu harjunud aga ma ütlen, et nime, noh, siis ma tutvustan ennast, et ma olen küll nii-öelda ise hakanud juht, et ma ei ole sünni poolest juht, aga sünni poolest juhiks juht ei peagi olema, vaid juhiks nii-öelda ka kujunetakse ja kas juht või liider, et pigem liider, pigem selline eestkõneleja ja suunaandja ja kuidas, vot enne me rääkisime nagu klubiga ühinemisest, siis mis on oluline asi selle juures veel, mis inimesi toob ligi, on see usaldus. Et nad näevad, mida tehakse, nad usaldavad neid inimesi, kes seal tegutsevad ja see on, noh, see tegelikult nagu, sealt tuleb see lõplik vastus. Nii et ja kui ma nüüd mõtlen, mida sa tegelikult küsisid. et seda juhtimist on sul võimalik tõesti siin praegu praktiseerida, sest Lions International on ju maailma suurim heategevusorganisatsioon ja Eestis on ta ka tegelikult ju, kas ta on suurim praegu? Ma arvan, et ta on suurim. Ja, ma arvan, et ta on nii suurim. et tegelikult on ju üle maailma ju nii palju inimesi ja sina oled Eesti juht, nii et see sobib su nimega väga hästi, on ju. Ja aitäh, aga jutt oli arengust, et kahtlemata ükskõik kui pikkade või kui pikaajaliste või suurte kogemustega sa oled, siis sa õpid alati juurde, kuni nii nagu öeldakse, kuni lõpuni. Et ka see on arendanud mind kahtlemata, et üks asi see, et õppida tundma erinevaid inimesi, saama aru, ja tõdeda seda, et sul tulebki võtta kõiki inimesi sellistena, nagu nad on, et meie kohus ei ole neid ümber lihvida ega ümber kujundada nii-öelda enda mõtete järgi, vaid vastupidi, et mida kirjum on see, no nagu põllul, eks ju, suvel, mida kirjum on see pilt, mida rohkem värve, seda ägedam see on. Ja see on nagu üks asi, siis teine temaatika, ma arvan, millega klubid on kokku puutunud, on ka see, et klubis on liikmeid, kes on vähem aktiivsemad ja need, kes on siis väga aktiivsed. Aga see, et ta on vähem aktiivne ja võib-olla ka, no näiteks on klubis liige, kes tegelikult võib-olla aastas ühel sündmusel osaleb, aga tema kõik finantsilised kohustused on täidetud ja ta on alati olemas, meie jaoks on alati olemas, et kuigi no, on see siis töö või on see mingi tervislik teema või mis iganes, aga ta ei ole lahkunud ja see ongi väga oluline, et ma olen vahel nagu neid hästi, eriti just värskemad liikmed, et nad algselt ei mõista, et no kuidas nii, et noh, peab ikkagi käima ja okei, et ühel klubi õhtul sa ei saa käia ühel kuul, teine kord ei saa, no kolmandal korral ikka saad ja nii edasi. Siis ma ütlesingi, et no, et see ei ole, kas meil ei jää seetõttu midagi nagu tegemata, aga me teame, et ta on selline liige, kes ühel hetkel, kui me ütleme, et vot nüüd on see aeg, et sa pead tulema ja ta on alati olemas. Ehk siis see, et ei saa teha nagu sellist selekteerimist, et meil on ainult need, kes on hästi tublid, noh, tublid on kõik, aga et nad on hästi aktiivsed, vaid kõik inimesed, iga inimene on kulla alusel, sest et kui pole inimest, pole ka kellega midagi teha. Nii et meil kõigil on omad oskused, meil kõigil on omad arusaamad, meil kõigil on oma hingemaailm ja seetõttu ongi see üks selline väga huvitav, et noh, mõtle Heidi, kui 1100 liiget ja neil kõigil algab hommik omamoodi
kui äge see oleks, et kuidas see, et me joome kohvi, kus me joome, mismoodi, kust kohast, et noh, kõik see, kellega me koos oleme ja mida me päevalt soovime ja mõtleme, et see on tohutu rikkus. Ja see on tegelikult väga huvitav, et me oleme siin minu idee Lions podcasti alustada, sina tulid kohe sel aastal kaasa, mina olen Tartus oma kodus, mu lapsed veel magavad enne koolivaheaja lõppu siin, sina oled ju hoopis Vormsil, kus kohas sa praegu üldse oled, sul on nii huvitav taust seal ja see ei ole mingi pilt, ma tean. ja ma olen Vormsi rahvamajas, mis on muide meil hiljaaegu just ju meie Lions aasta algas sellega, et siis heateopäev toimus Vormsil ja laiendatud juhatuse koosolek. Ja ma ei tea, kuidas liikmed jõudsid, kas keegi jõudis rahvamajani või rahvamajja või mitte. Siin on väga äge näitus praegu üleval, aga miks ma kaifin seda ruumi, seda ma võin natukene siit äkki näidata, näete selline, et ta on ehe, ta on renoveeritud, ta on korras, teda on hoitud, siin käib vilgas tegevus, aga ta on ehe, ta ei ole nii-öelda kipsplaadiga sirgu aetud, ripplage alla toodud, ta on täpselt selline, nagu ta oli ja see aura, mis siin sees on, et see on see, mis mind täna siia tõi, sest ma tulin siia, sest ma tundsin, et ma olen nagu oma konditsioonis, et noh, jälle muusika, mis meid seob ja kultuur, mis meid seob, nii et see on see ja Vormsil olemine, seda on ka muidugi küsitud, et no mismoodi, aga tõesti nii, nagu ma ütlen, et aga miks mitte, et millal veel proovida, kui mitte nüüd. Just, ja tegelikult, kui see oli koosolek, oli ka tegelikult alati Lionid teevad ka midagi head, et oli ka heategu, mis siis ühiselt tehti, on ju? Ja see oli, tänasest läks välja ka täna just minu järgmine uudiskiri, kus ma ka tänan kõiki Lioneid, kes osalesid. 42 inimest tulid päev varem saarele selleks, et siin midagi ära teha ja no see ärategemine oli, no kohati ma tundsin, et rahvast on isegi palju, et nagu tööd ei jagugi nii palju, aga üks toetas ühte, teine teist ja see oli tore, olid kaaslased kaasas ja tõesti ütleme niimoodi, et kõik, mis olid planeeritud, kõik tööd, kõik said tehtud. Ja Eltse Tõrva Mari, kes jäi veel nagu 3. päevaks saarele, nemad veel lõpetasid veel töö nagu, nii et kõik sai tehtud ja tead, kui hea tunne oli saarele uuesti tulla, et vau, see on ju meie tehtud. Et noh, kuidagi selline, no ikkagi sa tunnetad, sa hindad seda väärtust, mis Lionid üheskoos lõid, et see on suur asi. Ja, no aga siis ongi see ilus lõpetada siin täna ja ma tänan sind, et sa tulid mulle podcasti külaliseks ja kõik, kes kuulasid meid, siis kuulake siis Lionsi Eesti Lionite podcasti Lahkus loeb ja meil on ka YouTube'is üleval need videod ja Facebooki Facebookil ja ka Lionite koduleheküljel võite minna vaadata videod, et kui siin Ülle vahepeal näitas oma ruumi, siis see on tõesti vaatamist väärt, et tulge vaadake seda ruumi ka. Nii et suur tänu sulle. Aitäh, Heidi!